Mul on väga hea meel ja au teie ees olla. Minu siia sattumine oli natukene, minu jaoks vähemalt üllatav või juhuslik ja mulle öeldi, et on mõned minutid ja paluks lõpetada konkreetsete 3-4 ideega, et kuidas see korda teha, et see ei oleks selline teoretiseerimine teemal, et mida kunagi võiks teha, et praktilised soovitused, püüan need siis anda. Eelmised kõnelejad mind väga palju kõnetasid, mitte sellepärast, et nad räägivad alati hästi ja kirjutavad hästi, vaid ka sellepärast, et nende teemad ongi ju vaimne tervis, ehk siis me räägime kultuur, me räägime hariduses, need on niivõrd olulised sambad vaimse tervise jaoks. Ja mind kõnetas ka see et geneetikast või siis sellised eelarvamused, mis tulenevad inimeste võimete või neile kaasa antud eelduste kohta. Tõsi, seal on palju olulist, aga seal on ka selliseid hetki või aspekte, mida me sageli väärtõlgendame ja isikliku näitena mul kohe tuli meelde, mõned aastad tagasi geenivaramus, suur uuring, isiksuse omadused võrreldi ja vaadati siis neid minu geenidega, kuhu ma omal ajal need lahkesti ja hea meelega annetasin ja sain siis kätte tulemused või tõe, et milline ma siis olen ja saatsin need oma bossidele. Ütlesin, et kui teie saaksite sellise töötaja nagu kirjeldused, et mida geenid ütlevad, et võtaksite tööle. Bossid ütlesid, et ei võtaks tööle. Nii et geenide avaldumisel väga olulisel kohal tõesti keskkond, seda keskkonda me saame mõjutada, geenid on meile kaasa antud, aga seda saame mõjutada ja mõnede geneetiliste eelduste väljendumine teatud keskkondades võib olla täiesti vastandlik või ristisuunaline. Kuidas me selle vaimse tervisega siis oleme kriisis või mitte, teeme kiire hääletuse, kes arvab, et on kriisis, palun tõsta emb-kumb käsi. Päris, ma ei tea, üle poole ikkagi tundub, et tegemist on kriisiga ja kui me hakkame edasi vaatama, et mis asi see siis, mis see kriis on või et siis kuidas me seda kriisi defineerime, et kui me küsime, kas kriis on mingisugune olukord, kuhu me oleme jõudnud kuidagi ootamatult ja vaatasin üle psühhiaatria arengukavad aastatest 2004-2005 olid esimesed, 2012, millega ma ise kokku puutusin, 2020 ja kui lugeda sealseid ennustusi, et kuhu me liigume või kuhu saab, siis see ei ole kriis, et see on planeeritud jõudmine kohale. Ehk siis selles valguses justkui tegemist kriisiga ei ole. Tõsi, mida peab rõhutama, et vahepeal pole istutud käed rüpes, ja mida ma hästi palju saan kiita, on seesama meie, sotsiaalsüsteemi, haridussüsteemi arengud, võimalused, mis vahepeal on tohutult edasi arenenud ka minu tööaja jooksul, mis on siis 17-18 aastat, et need võimalused, mis meil praegu abi andmiseks need on tohutult palju edasi arenenud. Aga mis on jälle juurde tulnud ja lõpptulemuseks need toonased ennustused on täide läinud, on välisest keskkonnast tulenevad mõjurid, mida me ei saanud ette näha, erinevad siis, tervisekriisid, mõtlen siin koroonat, erinevad sotsiaalmajanduslikud kriisid, sõjad ja nii edasi. Ehk siis ootamatuse seisukohast justkui ei ole kriis. Kui küsida, kas kriis on midagi, mille puhul meil need vastumeetmed on ennast ammendunud, just ütlesin, meil ei ole kunagi olnud rohkem võimalusi inimesi aidata, mõtlen siin nii lapsi, noorukeid, aga mõtlen tegelikult ka täiskasvanuid ja samal ajal ikkagi justkui tulemust ei ole. Ehk siis kokkuvõttes mulle tundub, et sellise klassikalise kriisi definitsiooniga vaimsest tervisest üldise nagu konstruktina, et siin me palju edasi ei jõua, aga kui nüüd hakata vaatama neid valdkondi eraldiseisvalt, siis mulle tundub, et mitmete nende puhul me saame ikkagi kriisist kui sellisest rääkida. Alustuseks, minu igapäevane peamine või valdav, valdkond, kus ma töötan, tervishoid või meditsiin, kas meditsiin on kriisis, kas tervis on Eestis kriisis, jällegi kiire hääletus. Väga vähe käsi, jah,
no ikkagi vaimne tervis tundub oluliselt suuremas kriisis kui tervis üldiselt või mina julgen öelda, et tervisekriisi kui sellist, sellest me rääkida ei saa, neid erinevaid mõjureid on, mida paremaks teha igal juhul on, aga tervishoiusüsteemis on küll, me praegu jõuame sinna kohta, kus need ootused ja ressursid, need omavahel hästi kokku ei käi. Vaimsest tervisest rääkides ma siiski ütleks, et tervishoid ei ole peamine, mis seda kriisi, vaimse tervise kriisi kuidagi defineerib või läbi mille seda isegi aidata saab. Piltlikult võib öelda, et tervishoid saab panna plaastreid peale, aga plaastri pealepanek ei enneta uute vigastuste teket, et see on oluline tegevus, kui on vigastused, me peame neid ravima, aga see ei hoia neid ära. Mis kriisi ma näen? Ma näen tegelikult sõnumi selguse või ütleme, et siis otsustamise ja otsustamatuse ja sõnumi selguse kriisi, mis seda vaimset tervist üpris palju mõjutab. Mis ma sellega mõtlen? Mõtlen seda, et me räägime hästi palju, meil on tekkinud hästi palju igasuguseid ilusaid sõnu ja määratlusi, me oskame rääkida sellest, kuidas on halb, me oskame sellest rääkida, kuidas tulevad efektiivsust, tuleb parandada, kuidas tuleb väärtuspõhiselt midagi teha. Ma ütleks, et see selline ebamäärane või loosunglikkus tegelikult seda vaimset tervist mõjutab veelgi hullemalt. Meenub mulle alati see koroonaaeg, tõesti sõidad tööle üksi, kedagi ei tule vastu, keegi ei sõida sinust mööda, kedagi sa tegelikult ka ei näe ja raadios tulevad ainult sõnumid sellest, kuidas vaimne tervis läheb käest ära, kuidas meil tekib vaimse tervise, mis meil olid siis pandeemiad, vaimse tervise kriisid ja pandeemiad ja erinevad kohad. Mis ma tahan öelda, et see sõnum, mida me edastame, kui see jääb poolikuks, siis see tekitab lihtsalt seda terviseärevust juurde. Et vaatasin jällegi viimase nädala lehtedest, mis ma loen, et 2 toiduainet, mis tapavad maksa, 3 toiduainet, mille tarvitamisel ei ole, lootust neerude toimimise säilitamisele. See sõnum peaks olema oluliselt rohkem suunatud sinna, mida me inimesed ise saame enda jaoks ja oma kogukonna jaoks ära teha. Kõike me ei saa ise, aga palju asju me saame teiste jaoks abistada. Me psühhopatologiseerime oma sõnumites väga palju, kui vaadata ükskõik millised ebanormaalsed käitumised, sündmused, meie esimene küsimus on, kas tegemist on psüühikahäirega, kas tegemist on vaimse tervise murega. Me püüame läbi selle justkui lahendada meie sotsiaalseid probleeme, õiguslikke probleeme, turvalisuse probleeme. Kokkuvõttes tekitab see segadust juurde, me ei saagi aru, millest me räägime, on see siis tervis, on see siis kuidagi, ütleme, et kas läbi selle saab siis selgitada ja parandada kõiki küsimusi. Ehk siis kui ma nüüd jõuan nende konkreetselt öeldi 3-4 soovitust, et mida siis teha, et vaimne tervis oleks parem ja et see kriis ei süveneks, siis need soovitused ei ole väga palju üldse seotud tervishoiu või meditsiiniga. Esimene on selgelt panustamine selliste eneseabivõtete ja elustiili küsimuste parandamisse. Siin on head näited, peaasi.ee ei ole kuidagi sellega äriliselt seotud, ei tee reklaami, aga tõesti see on väga hea algatus juba aastaid ja aastaid, mis annab inimesele neid tööriistu ennast tugevamaks teha. Teine hästi praktiline, kuhu panna raha ja panust, kui tahta teha Eesti laste ja noorte ja seeläbi tegelikult tulevaste täiskasvanute vaimset tervist paremaks, on vanemluse toetamine. Mõtlen siin madala lävendiga sekkumisi, vanemate oskuste õpetamist, erinevaid pereteraapia võtteid, ehk siis tugevdame seda perekonda. 3. panustamine haridussüsteemi ja rohkem kui 17 € kaupa kuus, aga mõtlen ka huviharidus ja tegevused. Tegevusetus on noorte puhul kindlasti väga suureks riskiteguriks igasugustesse jamadesse sattumiseks. Ja 4. tegelikult koostöö, millest on palju räägitud, aga erinevad valdkonnad jupiti toimivad ikkagi väga erinevat.
Et kokkuvõttes ma ütleks, et ega vaimne tervis või hea vaimne tervis, see ei ole eesmärk, et see on eeldus ükskõik millise eesmärgi poole liikumiseks, nii et selles mõttes sinna panustada tasub, aitäh!